Aasta oli 1957, kui see TA6 Tartu tehasest välja vuras. Vahepeal juhtus küll niimoodi, et sellest masinast ei jäänud rohkemat järgi kui üks korralik suur vanaraua hunnik. Aga mehed siin Võrus Car Restorationis tegid sõna otseses mõttes imet. See masin on nüüd taas tänavalegaalne. Räägime teile nüüd sellesama TA6 loo. Jah, tegemist on siis Tartu autoremondi tehase bussiga. See on ühe võib-olla mõnes mõttes kurva saatusega buss, et see on kunagi alustatud, kui meie seda nägime, siis ta ei näinud bussi moodi välja, et ta ei näinud tegelikult üldse sõiduki moodi välja, et see oli lihtsalt hunnik. Ta oligi sõna otseses mõttes hunnik. Ta oli hunnik prügi, et oli lihtsalt nii-öelda raami peal 4 ratast all ja lihtsalt sodi hunnik oli peal. Et minule siis omanik lihtsalt ütles, et mul on kuskil, et ole hea, mine vaata ja anna oma hinnang sellele, et kas sellest üldse saab midagi teha. No. Aga minu puhul kehtib see reegel, et mida hullemas seisus seda ägedam on, et mina läksin nagu kohe leili, et minu vaimusilmas oli see buss valmis, kui ma seda nagu nägin ja et ma annan selle kliendile üle. Siis antud buss oli ikkagi selline esimene projekt ka meie garaažis, kui poisid sõna otseses mõttes tahtsid mulle ketukat anda, et kas sa nagu päriselt ka mõtled, mida sa nagu teed. Et nad olid tegelikult solvunud, nad ei rääkinud minuga nagu mitu päeva, aga kui me selle asjaga nagu edasi läksime, siis ega ausalt ei olnud ka minul ühtegi head ideed, kuidas seda bussi teha, sest ainukene detail oli sellest bussist olin siis katus. Ja kuidas seda ehitama hakata, mismoodi tegema, kus seda nagu arutama hakata, et seda lõngakera, et me oleme ju kõik arutanud, me teame, mis seda nagu tähendab, aga seda, seal võib-olla oli nagu 10 lõngakera niimoodi sassis, et see oli väga raske projekt. Ja kaua selle taastamine aega võttis? Kui ma nüüd ei eksi, siis me võime siin rääkida süksest 3 aastast. Täna on ta valmis. Ta on täitsa sõidukõlblik ja tuleb müts maha võtta. Te olete teinud veel parema kui supertöö. Jah, et poisid pärast ütlesid ka, et tegelikult ei olnudki nii hullu, et tõesti buss on ametlikult ülevaatuse läbinud ja on tunnistatud liikluse kõlblikuks ja oleme sellega väga palju sõitnud juba ise. Ja täna selles mõttes, et on tal mõtleme siis selline lisaemotsionaalne väärtus ju omanikule ka. Jah, et see on siis, omanik on selle bussiga juba väga nii-öelda sünnist saadik seotud olnud, et tema jaoks oli see puhas emotsionaalne väärtus. See emotsionaalne väärtus on üks osa sellest, aga ütleme, nii-öelda, kuna ta on Eesti ajaloopuga buss või Eesti autoremondi tehase buss, siis see on selle bussiga nii-öelda võib-olla selline teine väärtuslikum osa, et sellise kerega buss on täna ainukene, mis on siis nii-öelda taastatud ja selles mõttes nagu säilinud. Kuidas juppide leidmisega läks? Kas oli Vene masinaga pisut lihtsam kui mõne Cadillac'iga näiteks? Ja ei, seda ikka, et ega see sellel ajal pandi sellele bussile külge seda, mis oli. Et seal oli küll mingid võib-olla sellised kindlad asjad, aga samamoodi, et kui sa sealt riiulist midagi võtad ja külge paned, siis eks on neid, kes vaidlevad, kas see oli nii või ei olnud nii, aga me ju kõik teame, et sellel ajal pandi seda, mis panna oli ja 85 aasta on see buss uuesti nii-öelda taastamises käinud ja selle käigus on samamoodi pandud sinna siis nii-öelda tolle nii-öelda ajastutruu juppe külge, et eks siin on vahetatud teda palju ja selles suhtes sellega oli ikka lihtne. See võiks täna olla üks teie visiitkaartidest, aga ütle ausalt, kas sa tahaksid veel hunnikust masinat teha? Ei. Et kui ma võtaksin täpselt selle seisus ja keegi tuleks siia, siis ma pigem loobuksin, sest et see ajamahukas töö, meil ei ole võimalik nagu hinnata seda nii-öelda hinnalipikuna, me ei tea, seal on liiga palju asju, millele me peame vastama, ei tea. Ja tihti peale, kui sa vastad ei tea, siis need projektid õnneks jäävadki katki, et selle projekti puhul mul oli hea meel, et omanik ütles, et mina ka ei tea, aga vaatame, mis saab.
Aga kuidas see taastamisprotsess siis lõpuks nagu välja hakkas nägema, et oli sul vaja kuskilt mingeid jooniseid, mingeid fotosid, mingeid mälestusi kokku ka korjata? Mul olid pildid, kui see buss oli terviklik. Ja ega mul sellest rohkemat midagi ei olnud, et neid TA6 küll on siin Tartus üks taastatud, aga põhiline selline esimene etapp oli selles, et need küljedetailid olid meil olemas. Me tõstsime selle katuse õhku, tõstsime selle mädanud küljedetaili siia kõrvale, jätsime selle katuse nii kõrgele, kui see olema pidi ja siis siia vahele lihtsalt ehitasime karkassi ja hakkasime selle karkassi peale siis nii-öelda plekke tegema, et ega ta täpselt nii oligi, et me lihtsalt õhust ehitasime selle bussi. Antud detail on siis selle busti istme seljatagune osa ja ta on selles mõttes hästi tähtis või väärtuslik, et siin on säilinud ka selle auto ümberehituse aasta siis nii-öelda see silt, mis sinna istme sisse pandi, et tegemist on sellise väga ajaloolise ja väga hea detailiga. Kas see iste jõuab siia bussi tagasi? Ma usun, et see jõuab, et eks see tuleb siia kuidagi klaasboksi sisse panna ja rahvale näitamiseks, et milline ta enne oli. Kes tunneb huvi selle, kuidas see buss siis valmis sai või mis raskused või kuidas meil see nagu protsessi mõistes nagu välja nägi, siis et sellest bussist on meil sotsiaalmeedias pilte üleval ja on ka need pildid üleval, kuidas me ta sealt angaarist välja tõmbasime, milline ta nagu päikse käes seal välja nägi või kas üldse midagi nägi, siis selline enne ja pärast süke eufooria sealt kõvasti nagu välja tuleb, et minge ja kindlasti vaadake, et saab väga põnev olema.